Tere, ma olen Kristiina Tuisk ja see on see slaid, mille korraldajad mul palusid panna. See peab olema siin, Euroopa Liit, kõik on maksnud meie kogunemisest. See peab loogiliselt. Ma ise olen töötanud pikalt avalikus sektoris ja Rahandusministeeriumis ka ja töötanud nende rahadega, vist isegi seda konkreetselt läbi rääkinud Euroopa Komisjoniga. Ma ütlen, kõige hullem asi, mis teil juhtuda võib elus, on see, et kui logo on vale. Siis tuleb Euroopa Liit, küsib see raha tagasi. Mul on juhtunud seda. Tähendab, siis õnneks minul logo ei olnud vale, vaid see tegijal oli ja see oli palju jama oli sellega. Nii et logod õigeks, esimene, kohe õppetund juba olete õppinud. Nüüd ma tean, sa ütle mulle, kui ma pean veel siin posti tagant niimoodi ilma. Ja see on see slaid, mille ma ise enda kohta tegin. Ma olen Kristiina Tuisk, ma olen EBS-is üle 2 aasta õpetanud küll koos oma abikaasa Jarmoga. Meil on seal 2 peale üks programmikene. Siin ma õpetan tudengeid põhimõtteliselt koolitööd AI abil tegema. Nii et kui teil on esitatud ChatGPT-ga tehtud koolitöö, siis on minu õpetatud on need tudengid. Aga tõka nii tahtis. Ja siis me teeme ettevõtetele koolitusi erinevaid ja ma pisut olin segaduses, kui Anne ütles, et tule õpeta Kristiina assistente et õppejõududele, sest mul endal ühtegi assistenti ei ole õppejõuna. Ma näitan teile, mis mul on. Aga assistente ma ise ei ole teinud. Aga ma näitan teiste tehtud assistente. Ja õpetan ikka neid. Ja paari naljakat näitan, mida me siis ettevõtetes oleme teinud, et tegelikult need assistendid väga ju ei erinegi üksteisest. Kõik oleneb sellest, mida te teete. Siit sa näed mind ka, on ju? Sealt on väga hea. Et need assistendid on mõned aitamiseks. Vahet tegelikult ei ole, kellena te töötate või kus. Pigem on nagu tähtis see, et te saaksite, tajuksite ära, et kuhu, millisesse töölõiku oleks vajalik ja kasulik see assistent teha. Mis me täna räägime? Ma pisut räägin, mis imeloomad nad on ja mis tüüpi assistente saab teha. Näitan neid loomi kõiki. Näitan, milliste tööriistadega saab teha. Kui on tasuline ChatGPT, siis saab teha tasulised ChatGPT-ga saab teha kõige paremaid. Aga kellel ei ole, siis ma näitan paari teist võimalust ka. Praegu saab tasuta teha Microsofti Copilot ja Google'i Geminiga saab ka gemme teha. Ja teeme ise ka ikka. Kõige paremini õpid siis, kui ise läbi teed selle teekonna. Ja proovime tuunida ka neid. Ja siis on aeg saab rutem täis, kui meil tundub. Muuseas, kui teil on küsimusi, palun küsige kohe vahele. Kõige halvem küsimus on üldse küsimata jäänud küsimus. Ja, see on kõige paham. Et üldse ei ole rumalaid küsimusi siin ruumis ei ole. Mina olengi ju selleks, et õpetada ja rääkida. Meil on üks tahvel, ühine tahvel, me nimetame seda digitaalseks tahvliks, see avaneb siit. bit.ly, kaldkriips, inspiratsioon ja siis väike sidekriipsuke ja AI. Jah, see on see kõige lühem. Kes nägi mu abikaasat esinemas Terevisioonis, ta rääkis sellest, et kuidas ära tunda, kas töö on tehtud ChatGPT-ga või mitte. ChatGPT teeb pikki sidekriipse väga palju neid M-dash'e ja sellega ta tekitas suure pahanduse, sest eelmisel päeval oli olnud magistritööde äraandmise kuupäev. Ja ühesõnaga, seal oli palju segadust oli selles päevas, et kõigepealt ta ütles, et neid pikki kriipse teeb, siis kõik hakkasid endale terve Eesti, hakkas endale selgeks tegema, mis need kriipsud tähendavad. Teie teate, see on sidekriips, siis on M-dash, mis on lühem, mida teeb Word, kui sa 2 tükki järjest paned ja Enter. Ja võtta, aga ChatGPT teeb seda kõige pikemat ja seda teevad ka korrektorid, aga päris nagu tavaliselt inimesed väga ei viitsi seda teha, see on natuke ebamugav. Ja siis kõik need, kes olid selle ChatGPT-ga tehtud lõputöö ära andnud, need paanikas. Mis ma nüüd ütlen?
aga midagi ei saanud, nad on kõik juba ära kaitsnud oma töö ja. aga ühesõnaga siis teate, et kui te ei taha muljet endast jätta, et te olete ChatGPT, tehke neid lühikesi kriipse. Aga see on tõsi muidu, et ChatGPT rikastab siis enda tekste. Ma olen selle peale kuulnud, et inimesed, kes kirjutavad hästi õigesti ja korrektselt, otsustavad, et nad enam ei kasuta mõttekriipsi. Seda pikka. Kuigi tegelikult ma küsisin keelekorrektorite käest, nad tõesti kasutavad, nemad uskavad, nemad teevad vahet, et sa saad alati öelda. Esimene reegel. Aga mis need AI assistendid üldse on? Need 2 ringi ja siis keskel mingi väike värk on. See on see Venni diagramm, kus keskel alati need meemid on, et siis minul ei ole aega või midagi. Aga põhimõtteliselt see suur keelemudel, sinu teadmised, oskused ja andmed, sinu info, 2 tükki seotakse omavahel kokku ja saabki kokku esimene lihtsakoeline assistent. See on esimese taseme assistent, täna teeme neid. Väga lihtne teha, väga ja ega et intelligentsed promptid ja miks me seda vaja on? Vahel ei olegi vaja. Ma ütlesin, mulle enda tööks ei ole ühtegi assistenti. Ainult õpetan teisi. Ma ütlesin, et need, kes ise ei kasuta, need õpetavad. Aga ma räägin ka hiljem, et mul lihtsalt on teistsugused töölõigud. Kasutan teisi lahendusi. Aga need assistendid arvestavad meie tausta ja meie konteksti alati. Sa saad panna ta enda protseduure jälgima või järgima ja sisendi põhjal kahjuks seda nüüd enda content'i sisse panemist, kas mõni juhis või mõni muu materjal, seda saab teha paraku tasulise ChatGPT-ga. Et nende tasuta variantide üks nagu negatiivne pool ongi see, et sa ei saa seda enda tekste talle nii-öelda kõhu sisse panna. Aga see assistent siis genereerib teile mingit content'i vastavalt teie suunist. Milliseid tüüpe me oleme siis metsast kinni saanud juba? Jah. Sest ega see ei ole ühelgi teadustööl ei põhine, vaid see on see, mida me enda õpetamiste ja koolitamiste käigus oleme siis välja kirjutanud. Automatsioon. See tähendab seda, et sinu assistent teeb ühte ja väikest ülesanne korduvalt samamoodi. Ühte asja. Täna me teeme automatsiooni. Teeb mingeid tükke. Hindab kodutöid. Täpselt sama asja. Teadmusassistent, need on sellised, mis aitavad vastuseid koostada põhinedes meie, me ütleme hästi ilusa sõna teadmuspaasid, aga tegelikult need võivad olla dokumendid ja Excelid ja siuke tavaline värk, ei pea midagi nagu uhket olema. Et ehk siis aitab vastuseid leida nende pealt ja loovassistent on selline, kes loob sulle täitsa uue kontseptsiooni. Et näitan ka, et kuidas need siis töötavad. Aga neid võib olla praktiliselt igasuguseid, et ei pea üldse nendest meie poolt välja toodud nagu klassifikatsioonidest lähtuma. Automatiseerimine. Ma üldse teadnud, siin majas käib ringi robohindaja autor Andres Karjus. Või näete siin pärast õuna mukimast, minge võtke nööbist kinni. Ja ma olen seda mitmetel koolitustel tutvustanud ja isegi meie majas on kolleegid kasutusele võtnud. Kas keegi on kasutanud seda? Ei ole. Ja et need assistente saabki teha iseendale, jagatavaid nagu lingiga, ehk siis kolleegidele või avalikke. Ja Andres on selle GPT-ga täiesti avalikuks teinud, et saab vaadata. Aga mis me pärast vaatame?
vaatan kohe. Pärast, kui te saate need slaidid kätte, näete, siis saate siin peal klikkida või ma panin siia meie tahvlile ka. Slaidid on muuseas siin ka, ma panen alati slaidid ka kaasa, et siis saab kohe vaadata. Aga kui minna vaata siia, näiteid GPT-d, eks ole, siis saab selle lahti klikkida. Mina pean selle ühes teises kohas lahti klikkima. Miks? Ma räägin. GPT-sid saab ehitada tasulisega, aga kasutada saate tasuta ChatGPT-ga ka. Aga nad võtavad hästi palju ressurssi, nii et kui te olete võib-olla mõned need tööd siin ära hinnanud, siis ChatGPT paneb, me ütleme, rahunemispeatusesse, teate, mis asi see on. Ta ütleb, et umbes, et sa oled need tasulise limiidid ära kasutanud, et tule kell 15.35 tagasi. Jah, see on rahunemispeatus, et üsna palju võtab, aga saate ikka tasuta kasutada ka. Lihtsalt ma vahetan siis tasulise konto vastu. Aga kui te tasuta variandiga lahti võtate, et siis selline pisikene asi sealt avaneb. Ja tasuline konto ilmitakse muidugi, eks ole. Aga ma ütlen ikka siis filmiga ka maha. Tasulise kontoga on see, et me oleme perega 3 siin sees. Tasulist kontot saab mitmekesi kasutada, teadsite, jah? Võtate hääle kinni, logite sisse. Ikkagi ida-eurooplased ei ole vaja maksta kõikide asjade mitu korda, mille ei vaja maksta. Ma tean seda, et osad teevad niimoodi, et hommikul alustavad ChatGPT-ga, lõuna ajal Copilot ja õhtul Gemini, et kõikidest tasub asjad ära. Aga ma nii ei viitsime 3 peale, siis kasutame seda tasulist, et poiss on ka sees. Vot, ja see robohindaja on Andresel siis selline, et ma igaks juhuks näitan ka, et kuidas ma ta siis avastasin, et ma käisin tegelikult õpetajatele koolitust tegemas ja vaatan, see peaks siin kuskil mul olema. Ja otsisin inspiratsiooni, et ma käisin põhikoolis tegemas, et inspiratsiooni, et mis võiks õpetajaid aidata üldse AI puhul. Ja sorisin oma laste nagu koolitöödes, ma palju põhikoolide õpetajate tööst ei tea ja avastasin sealt meie poisi vene keele kontrolltöö. Issand, õpetajatel oleks vaja sükest masinat, et tundistad maha ja küsid, et millest see laps siin räägib. Aga selle lahendab see Andrese GPT ka ära. Et siin on siis meie poisi vene keele töö. Millegipärast tuli ka meie köök koos sellega kaasa, okei. Nii. Ja Andrese robohindaja töötab lihtsalt. Vajuta siia, et alustada hindamist. Ja siin nupu peale saad klikkida. Nii. Ja nüüd ta küsib. No, ja mina ütlen talle, mina olen 11. klassi vene keele õpetaja. Pane tööle hinne ja anna väike tagasiside. Arvesta, et see laps on vene keelt. Muidugi laps ta ei ole, ta on 17. Kohe saab 18. Vene keelt õppinud 3 aastat. Nii, ütled talle selle ära. Muidugi hindamise reeglid on tihtipeale väga palju pikemad ja keerukamad, aga hindame selle poisi jaoks siukse. Näed, ja nüüd ütleb, pane fail ülesse. Panen siis faili ülesse, kus mul see tore töökene siin on, Elmo töö. Ops, ja poisi nimi on Elmo. Näed, ja panen teele. Muuseas, Andres on see hästi ammu tehtud, et alguses ta ütles päris tihti see konkreetne GPT, et ma ei saa selle poisi kirjast ära. Aga näed, ta ütles, et näed hinne 4 ja põhjenda. Sa võid proovida küsida, et põhjenda veel pikemalt või midagi, aga üks asi, mida ta siis teeb, on see ka, et ole hea ja palun ei tohi öelda ju, teate ju? Jah, võtab palju ressurssi, ei tohi öelda. See läheb hästi palju sellele ChatGPT ja OpenAI inimestele palju raha maksma, miljoneid. Et ole hea ja kirjuta kogu töö siia välja. Ehk siis, kes ei teadnud, siis ChatGPT, aga ka kõik teised vestlusrobotid kirjutavad tegelikult pilgudelt välja siis nii palju, kui nad oskavad. Et näete, vaata kui ilusti on ja
Ja selle poisi õpetajatel läheks tegelikult palju lihtsamaks, nad saavad sinna pildi üles laadida ja küsida, mis see laps siin kirjutas. Aga kas siis, kui ta teeks vigu, kas ta kirjutaks ka vigaselt või ta parandab? Ma ükskord palusin jah, et küsisin ta käest, ma ei ole vene keele grammatikas nii hea, aga ma küsisin jah, et aga kus ta siis vead tegi, kus ta siis kontrolltöös vead tegi. Et siis ta kirjutas välja pikalt, et mis see probleemikene oli. Näed, ütleb nii. Hea küsija. Mis hinde vene keele õpetaja pani? 4. Mulle ükskord seal Paides, kus ma käisin, see vene keele õpetaja vaatas ja võttis selle töö niimoodi, see töö oli mul paber. Ja päriselt juba teised eelkõnelejad siin on kõik rääkinud sellest, et nendest asjadest muidugi, sa pead ise ikkagi üle vaatama, eks ole, ja kõike puha, aga ja see on, küsimus on see, et lapse nime ja kõigega või meil ei ole lapsi, meil on õpilased ja tudengid. Aga põhimõtteliselt ikka töö autori nimega ja eriti, kui ta on isikuandmeid sinna pannud mingeid, et ülesse laadimine, et issand, ma peaksin teise koolituse otsa siis tegema. Tulge mingi hetk tagasi, ma räägin turvalisusest ka. Aga põhimõtteliselt, kui noortega kokku leppida, siis võib seda ikkagi teha. Ja kui salaja teete, siis see ka välja ei tule. Aga üks teine koolitus, siis ma räägin sellest rohkem. Vot, et selline robohindaja. Küsin korra vahele, magasin alguse maha, kuidas sinna robohindaja pääsesid? Kuidas see pääseb? Et kui sa lihtsalt lahti klikid, aga ma hoiatan ka ette, et kui sa nagu tasuta versiooniga teed, et siis ta võib ruttu täis saada. Et selles mõttes, et tema need limiidid. Niimoodi. Aha, ma ei leidnud eriti head teadmusassistenti, seega ma panin tuuri oma abikaasa tehtud. Aga te saate mõttest aru, et see on selline assistent, kes, ma lähen siia tasulisse ikkagi. See on selline assistent, kelle kõhtu on pandud see ettevõte, kus ta töötab, tema kõhtu on pandud turundusmaterjalid ja marketingi, kõik, mis neil toode teeb, miks klientidele hea on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kui kolleegid on hädas, kui abikaasa parasjagu koolitust teeb, ta ei saa vastata, siis see kolleeg saab siia minna ja küsida. Siin on juba nupud ka valmis tehtud, eks ole. Kes on meie peamised kliendid. Ja näed, GPT vastab. Ütleb, näed, meil on sellised ja sektorid. Ma proovisin tükk aega mõelda, et mida õppejõuna niimoodi lasta genereerida, et mingi teadmusbaasi põhjal, et võib-olla ka selliseid nagu lühemaid suuniseid või juhiseid, sul on palju materjali, tudengid küsivad, aga mis sa sellega nagu mõtlesid, et tal on kõhu sees siis sinu need tehtud õppematerjalid ja kiiresti aitab nagu kokku panna, et kõik, mis on niimoodi sinu enda materjalide pinnalt väljapoole. Me teeme ühe teise kõik koos, aga loovassistent, selle me tegime ühes ettevõttes, ma loodan, et nendes ettevõtetes või tähendab koolides, kus teie töötate, kunagi ei tehta sellist GPT-d. See on selline, mis genereerib sünnipäeva õnnitlusi töötajatele. See on hiiglaslik ettevõte. Igal hommikul personali inimesed tulevad tööle ja peavad välja mõtlema vähemalt 3 õnnesoovi. Aasta on lühike, on ju, ja palju inimesi töötab ja jõle palju peab tegema. Ja siis nad tahtsid, et GPT genereeriks neile iga töötaja profiili põhjal õnnesoovid. See on see loo või jah, et selline, et ma näitan siis teile, kuidas ta töötab, aga ma ütlen ausalt, et see ei ole nüüd minu selline unistuste GPT. Teen siit lahti, sünnipäeva õnnesoovid.
mulle näidisfail, et ega mul päriselt, mul ei ole selliseid töötajaid, kellele niimoodi õnne soovida. Aga sihukene. Kõigepealt näidisfail, neile selles ettevõttes päriselt siis oli niimoodi, et ja oligi töötaja nimi, eks ole, sünnipäev ja ametinimetus ja tema siis lühike kirjeldus tema kohta. Enable saving. Ja paneme selle siit ülesse. Fotosid ja faile. Niimoodi. Ja siis hakkab hullama ja muudkui kirjutama. Nüüd te saate enda tudengitele võib-olla siis. Oi, miks see siis nüüd? Alusta. Jah. Tudengitele saate õnne soovida. Ta teeb pildi ka ja nüüd siis on siuke kaart. Aga see on see, et midagi talle pannakse sisse, midagi ta, eks ole, loob, genereerib kokku siis. Jah. No mis ma ütlen? Päris, kui te olete nüüd töötate sellises keerulistes nagu inseneeria valdkondades ja tahate luua skeeme või siis lausa mõne kruvi või keerulise sellise, kuidas ma siis ütlen, nagu jubina pildi kirjelduste järgi, siis ma olen nüüd kruvi tegi, et kirjeldas ära ja siis lõpuks ChatGPT joonistaski valmis. Aga muidu ta ikkagi on keelemudel, ta väga hästi veel nagu niimoodi joonistab teile selliseid, kuidas ma siis ütlen, toote jooniseid kirjelduste põhjal ei tee. Aga näed, nii uhke õlimaal praktiliselt. Natuke valesti ka kirjeldas. Andres Karjuse joonistas siia. Siis et võt tänasin loovuse kunstilise silmapäev. Tal on mingi see tänane eesti keel on selline natukene murrakuhõnguline ja õnne ka soovib, õõtähte ei oska. Aga selline on ka siis loov. Ja saab ka päris sellise segu, ega ei peagi ühte või ma ütlesin, et ühteks sellise gruppi. Meie tegime ühele koolitusele enesehindaja, et kes tahab teha, võib kaasa teha, kellel on, ma ütlen, et ärge võib-olla väga neid tuurikuid raisake selliste asjade peale, aga näiteks enesehindaja. See on selline tegelane, et kui keegi teie käest küsib, et kui palju sa siis seda AI tegelikult oskad, siis tema on sulle aidanud vastuse teha. Et näiteks kõigepealt hakkab sind küsitlema, ma ütlen, ma olen 4, ma oskan õpetada. Ja. Hakkab küsitlema ja lõpuks hindab ära selle taseme. Või sinu teadmiste taseme siis. Ükskord üks ettevõte, kus me käisime koolitust tegemas, küsis, et kas ma saaksin intervjuul inimesele ette panna siukse asja, siis ta vastab ära siia. Ja siis pärast hindan, et kas see inimene on sobilik siia meie ettevõttesse tööle või mitte. Ja kui, 4 ikka. Kas siis sai? Tegelikult saab jah. Saab küll panna niimoodi tegema. Lihtsalt see kokkuvõte või hinnang, see tuleb ikka, nagu lõplik hinnang tuleb ikkagi endal teha. Sest teate küll ju, nad hallutsineerivad ja need mudelid ja kõik, aga mingi esmase asja saad teada küll. Nii. Tabelitega mul on pahasti, ma oleks tegelikult pidanud Keiu koolitusele minema siia ja visuaalse infoanalüüs, ma vastan nüüd kiiresti. Ja. Ükskord ma siin teada, et mul hinna oli 3. Nii, tase 4, ma teen nüüd ruttu, siis te ei pea siin ootama nii kaua, hopsti. Jah, ma tunnen ennast kindlalt.
oi. 3. Paneme midagi teistmoodi ka. 4. Kas õpilasi panna? No naljaviluks võib teha. Näed, mul on keskmine tase 3,7, eks ole. Aga mida see konkreetne, ma tulen siit posti tagant välja, mida see konkreetne veel teeb, on see, et näed, vaata, ta ütleb, et mis mul arendamist vajavad, eks ole, strateegiale analüüs, mis mul on tugevused ja lõpuks tegelikult ta pakub välja ka minu enda jaoks õppeplaani, eks ole. Siis ma ütlen plaan, trigger ja põhimõtteliselt hakkab mulle kirjutama siis seda, et mida ma peaksin ise õppima hakkama. Päris elus mul puudub igasugune enesedistsipliin, et ma päriselt nagu niimoodi ei õpi, et ChatGPT on see plaan ja minu projekti juhtimise tarkvara on post-it, et see on nagu kirjas kõik, mis ma pean tegema, siis ma teen ruttu ära. Aga muidu normaalsed inimesed võtavad siit ette niimoodi, hakkavad siis ühe selle bulleti kaupa minema, eks ole, ja saavad oma oskuseid ka tõsta veel. Et minu abikaasa on palju niimoodi õppinud. Mina ise natuke olen ChatGPT-ga õppinud, aga siukseid väikseid asju, et üks päev hakkasin mõtlema, et miks see nagu niimoodi on, et ChatGPT, kas te olete tähele pannud üldse need AI tööriistad? Kommunikatsioon on selline, et kui sa kohe õppima ei hakka, siis sa oled maha jäänud. Kohe on juba, sinu need oskused on nagu iganenud ja ettevõtted on ka kohe pankrotis. Ei ole rakendama hakanud. Ma mõtlesin, mis jama sellega on, sest ega keegi ähvardamise peale ei taha mitte midagi õppida ööriti. Mina küll ei taha. Keegi hakkab ähvardama, siis ma hakkan ruttu hästi targaks tahan saada. Ja siis läksin uurima ja selgus, et selles valdkonnas, Eestis kuidagi eriti on populaarne see reklaamistiil nagu social pressure ja teine on see FOMO, fear of missing out. Ja siis ma natuke õppisin selle kohta, et miks see nagu nii käib ja sain aru, et see pole üldse minu stiil. Et sain targemaks. Aga jah, muidu näed, õppeplaani saab ka lasta teha siis niimoodi, et kenasti toimetada. No ja võib-olla viimane naljaasi enne, kui me hakkame siis päriselt tegema neid minu absoluutselt kõige populaarsem, ma õpetan tudengitele ka tegelikult neid just õppetöös siis, et kuidas õppida paremini ja kuidas nagu teha endale selline kontrolltöödeks valmistuja, kes küsib sinu käest küsimusi materjalide põhjal ja kuidas siis nagu saad vaadata, et kas sa vastad õigesti või mitte. Ja mul oli väga intelligentne asi ette valmistatud aga me olime päev enne olnud ühes meediaettevõttes ja me ütlesime kahe peale abikaasaga kasutame seda ja tema oli naljaviluks teinud teistega koos, ta õpetas nagu seda, et kuidas nagu stiili selgeks teha ja naljaviluks teinud malluka stiilis postitaja, see oli näha siin. Ja siis tudengi ütlesid, et Kristina, et hea plaan, kõik need sinu targad GPT-d, aga nemad tahavad malluka stiilis postitajad teha. Nii et siis me saabus minu karjääri tipphetk ja ma õpetasin neile normaalseid asju ka, aga malluka stiilis postitaja. Ehk siis kuna see on läbi ajaloo kõige populaarsem assistent üldse, et siis ma näitan, kuidas ta teeb, et tee mulle Facebooki postitus sellest, et oleme Tallinna, oleme AI seminaril. Ja nüüd, jah, kes aeg silmad lahti teha, võt nii, see on juba käes, ma seda paha sõna ei ütle. Aga võib-olla teile siit selliseks kuklasse kaasa, et tegelikult saab panna ka assistenti enda moodi kirjutama, et õpetavad nutikamad, õpetavad enda selle stiili selgeks, enda oma. Mul üks tudeng tegi Brigitte Susanne Undi ka. See Susanne Undi ütles, et jou, kallad! Et see oli väga naljakas. Ja. Aga enda oma selgeks ja lasevad siis nii teha. Ja näed, tema siin väga ei tee neid pikki. Tal on need end-dashid, eks ole. Aga jah, et sellise võimalus ka. Või tahate kurjamat laadi kirju kirjutada, siis panete enda kurjama stiili sisse ja nii ta kirjutab. On ju?
Aga ega te ei taha siin istuda ja kuulata minu nalju ainult, te tahate päriselt teada, kuidas saab teha, on ju? Ise nüüd, ärge seda mallukat esimesena teeme asjalikke asju. On 3 võimalust, kellel on tasuline, kes saab tasulisega kaasa teha, niimoodi, kellel ei ole tasulist. 2 kohta on, kus te saate teha tasuta. Ma küsin niimoodi, kellel on Google'i põhised asjad? Näiteks tõkas meil on need Google'i lahendused. Sul on Gemini, jah. Et äkki siis need, kes tahavad kaasa teha, kas Microsofti kasutajad üldse on Copilotit või? Aga hästi, aga kuna ma ju kõike teen ja äkki teised tahavad ka teada, ma näitan need teised ära. Gemini, lähed sisse. Ma panin need lingid siia ka, näed, et kui tahad teha, siin saad teha. Ja siit, ma ise, see Gemini on mul endal kõige nõrgem, aga kui te olete sinna sisse loginud enda kontoga, siis näete, siin on Explore Gems. Need on, et kas keegi on teinud endale mõne gemmi või? Ahah, et ja kui sa klikid sinna peale, New Gem, siit, ja siia see ChatGPT-s on see vaade samasugune, aga ma näitan need kõik ära, et siis te teate, et mida teie tegema peate. Siin on nimi sellele, siia tuleb instruktsioon sellesse lahtrisse ja siia knowledge'isse, ta lubab knowledge'isse panna faile ka. Ja, mis tähendab seda, ma räägin pärast, et mis on, kui sul need failid on näiteks kaasas, et kas mingid juhised või midagi. Et väga tore, et selle tasuta variandiga saab ka seda teha, ehk siis te saate teadmusassistenti ka teha. Ja põhimõtteliselt siin, kui te ehitate, siin on siis see osa, kus te hakkate nägema, et saate testida, et mida see assistent teeb. Ja pärast siis, kui te olete möllanud siin, siis see save nupp läheb aktiivseks ja saate seda vajutada. See on see Google'i maailm siis. Meie kõigi õnneks, kõik teised maailmad on üsna samasugused. Jah. Et kellel on nüüd Microsofti maailm? Saab siit sisse logida, Microsoft Copilot. Hopsti. Ja ma soovitan minna töökontoga. Mul kannab 2 valikut. Töökonto allub teie organisatsiooni nendele litsentside ja turvalisuse lepingutele. Kõik, mida sa võid teha OneDrive'is, sa võid teha siin ka. Muidu vaata tekib küsimus, et eriti, kui sa töötad tundliku infoga, et kas ma võin seda siia panna, kas ma võin nagu midagi üles laadida, kas ma sinna tema kõhtu võin midagi kaasa panna, eks ole. Et siin, miks Copilot on ettevõtete hulgas näiteks järjest populaarsemaks nagu saanud, on see, et kuna ettevõtetel on täpselt samamoodi ärikriitilist infot ja siis see kõik, mis nad seal teevad, see on põhimõtteliselt allub nendele reeglitele, mis neil on OneDrive'i jaoks ka või üldse pilveteenuste jaoks siis Microsoftile. Nii et sellepärast ma soovitan pigem töökontot ja kui te tahate nüüd assistenti, Microsoft on ikkagi selline, et ega ta elu ei ole lihtsaks teinud meile. Microsoft on oma assistendi nimetanud agendiks, mis AI maailmas on natuke teine asi juba, kes teab, et agendid on midagi muud ja siis mõtles Microsoft, et aga paneme segama jälgi ja paneme enda selle assistendi nimeks ka agent. Nii et näete, kui sa oled sisse saanud, nii, kui sa vajutad siia agendi loomine, näed, sul ta läks lahti või? Agendi loomine. Kas ta nüüd mul saad klikkida seal peale, avaneb see vaade või? Või ei lubanud? Oot. Kas mul internet on alles? Sul ütles ka something went wrong või?
no ja. Jaa. Niimoodi siis ma üldse plaanis Microsofti koolitust teha, aga nii, Microsoft tuli hiljuti välja uuendustega sellele Copilotile ja tõsilugu, sinul on uuem versioon, sul on siin vasakul asjad. See tähendab, ja kas sul on tasuline? Edu oma on ka fancy ja kooli oma, sul on siin. Nii, kellel on vana, nagu, ja ma ei saa öelda, et mul on vana. Mul on ühes brauseris uus ja teises vana. Tšuka asi, et nii on. Ja sul on siis uuem, sina saad üldse teha vist nõks parema. Ma neid tingimusi täpselt ei tea. Ma tulen jälle, ma pean see posti tagant ära tulema. Aga kuhu ma jäin oma mõttega? Et sul on siis päris korralik, sa peaksid saama sellega teha küll. Aga kui sina sinna agendi loomise peale klikid, kas ta teeb lahti sulle, kuvab samasuguse koha, et kus saab pealkirja panna? Jah, on, okei. Siis võib ka olla, et täna on lihtsalt... Mul on uuem versioon, aga mul tuli lahti. Tuli lahti või? Ja sellepärast ma väga hea meelega tegelikult Microsoft asju ei õpetage. See ei ole esimene kord, kui mul on nii juhtunud. Et õnneks, näete, ma eile tegin valmis selle, vaatame, kas kasutada saab. Jah, et me täna hakkame ehitama teile sellist tegelast, kes, kui ükskõik, mis materjali ma siit üles loen, vaatame, mulle meeldib kirjalike tööde vormistamise juhend näiteks, eks ole, meil siin. Et ma õpetan parasjagu seda ainet ja siis ma tahan tudengitele kontrolltöö teha, laen selle ülesse ja põmps. Ta kammib ja tema kammib läbi. Jah, vaata, kui ilusasti kirjutab eesti keeles, kammin läbi siin, näed. Ja tema pakub kõigepealt küsimused valikvastustega, eks ole. Ja siis igale paneb järgi selle õige vastusega. Vot, et sükse asja sai eile teha. Täna siis, ma ei tea, ma tulen siia tagasi sudima, aga muidu kui klikkida siia agendi loomine, siis ilmub üsna sarnane asi, nagu seal Geminis oli. Pealkiri, mingi väike juhis, instruktsioon ega muud kui save. Ma proovin ühe asja veel, äkki ta avaneb mul siit, teinekord teate, mis tasub teha, jah, Edge brauserisse minna. Proovin uuesti võtta niimoodi, mis mul see oli siis siin. Kopsti. Kas tuleb? Get agents tähendab seda, et sa äkki saad, mitte äkki, vaid sa saad kellegi teise oma kasutada. Aga ei. Täna on Kristiina. Ta ütleb, Kristiina, täna ära tule. Aha, väga hea. Aga kuvas selle kõik nagu, et nimi ja selline. Ma tulen, vaatan. Jah, täpselt, väga uhke. Et väga tore, saad ikkagi kaasa teha. Niimoodi. Nüüd ma olen kõik need tasuta variandid läbi näidanud. Tasulises ChatGPTs saame siis teha niimoodi. Kas, ma näitan niimoodi, ma loodan, et see jääb kõik peale. Kes on ChatGPTs käinud, on näinud, et siin on selline 4 nagu täppikest ja GPT-d. Olete sorinud ringi seal? Jah. Sealt saate vaadata teiste inimeste tehtud GPT-sid. See on nagu GPT-turg. Ma tulen ka siia. Seal on kõik need igasugused assistendikesed, mida teised on teinud. Ma ei tea ühtegi GPT-d, mille eest keegi on raha saanud. Need keegi karjus ka minu arust selle GPT-st raha ei saa. See on lihtsalt nagu tehtud toredusik. Ja, et kui teid huvitavad mingid asjad, näete, siin on osad need Scholaril on oma GPT. Kas ma näitan uuesti, kust ma sain selle? See GPT pood on siin, kui te lähete niimoodi siit, hakkate otsast vasakult minema ja GPT-d. Võib-olla on ainult 2 täppi, minul on neid üsna palju ka tehtud. Et näiteks Scholaril on, saad minna seal küsitlema teda ja nii edasi. Aga üldiselt ma
ma ütlen ausalt, ma peale Karjuse GPT või selle assistendi ühegi teise inimese tehtud ei näita väga, sest üks murekoht, mis nende avalike assistentidega on see, et me ei näe, mis tal seal kõhu sees on, ehk siis mis juhis talle sisse kirjutatud on. Me ei tea täpselt, kuidas ta töötab. Muidugi, kui leiate enda jaoks ja kõik toimib, see on täiesti okei, võib käia seal veel otsimas, aga kui mul on niimoodi, et GPT nimi on eesti keele korrektor, aga kõik see, nagu see siin on juba 3 kirjaviga, siis ma mõtlen, äkki see ei ole väga usaldusväärne eesti keele korrektor. Äkki peab ise tegema, on ja? Et me ei tea, kuna me ei tea, siin on igasuguseid seadusandlikke ja oota, las ma mõtlen, ma lähen veel tagasi. No näiteks või seda sama find the latest research on ja. Nüüd ta ütleb, et ta tahab minna kaugemale siit välja hullama. No mine, näed, otsib ka artikleid. Mina ise teadust nagu töö asju, ehk siis artikleid nagu siin ei otsi, et mul on teised tööriistad, aga tudengitele võib-olla käib ka, näed, saad hakata lugema siin, lahti klikkida, päris hästi. Et see on fine, aga kui see tõesti, ma vaatan, palju seal turul on neid asju, et lähme siia. Hakkad otsima siit igasuguseid asju. See Monday on hästi populaarne. Kas te teate, mida tema teeb? Tema on sarkastiline GPT, tema vastab hästi sarkastiliselt teile, kui te küsite. Aga tudengite hulgas väga populaarne eesti keeles vähem AI humanizer. Et ta kirjutab siis teksti nagu inimesele sarnasemaks. Ja, et töid siis saab kirjutada. Aga võib otsida näiteks, et õigusalane. Ja. Tulemusi ei leitud õpetajale. Aha, nüüd mul tuleb meelde, et sellel Karjusel oli õpetaja Mari ja kontrollib eesti keele kodutöid ja õpetaja abiline ja gümnaasiumi matemaatika õpetaja, mul oleks endal seda vaja. Et on igasuguseid, võite katsetada ka teist omi, aga ma ütlen, et veenduge, et need töötavad nii, nagu te soovite. Ma vaatan, et hästi armsasti inglise keeles küsib, et can you explain, aga muidu ta on gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Et ma ise teeksin eesti keelset siis. Aga ei ole vaja, nii, jah. Ei, kui ma valmis teeme, ma näitan. Ma ütlen siis nii, kes teeb Copilotis, need jäävad teie enda sinna sulle, sinu sellesse süsteemi. Kemmidega minu meelest ka ma ei ole lõpuni veendunud, aga siin me saame valida, kas see jääb ainult sulle, sa saad pärast ise, kas ainult sulle või saad välja jagada neile, et ainult need, kellel on see link või avalikult siia poodi, et 3 varianti on. Et ja, ma esimest ei soovita kunagi siia avalikku poodi nagu ülesse panna, aga kui natukene juba, ja tahad kolleegidega jagada ju, väga hea asja oled teinud, et siis võib panna küll. Vot, aga hakkame siis ehitama, teeme ühe endale ja teeme teise endale ja mõne koolitusel on nii, et üks teeb 5 tükki, et ma ei jõua käia vaatamaski. Aga kuidas seda siis teha? Klikid siia GPT-de peale. Ja siis siin on selline nupukene nagu loo. Ja ilmub samasugune vaade nagu, vaata nägite, et Google'il oli ja sul siis ainsana, kes tahab vaadata, et kuidas Copilotis on, siis ühel inimesel on. Jah, saab vaadata. Siin, issakene, ma olen ikka nii kohutav, ma poole ajast olen siin posti tagant teinud seda enne. Et pange nimi, pange mõni vahva nimi, et mis jätab meelde. Karjusel on hea see robohindaja on ja ma postitan nagu mallukas võib-olla kõige väärikam, aga et selline korralik nimi, kirjeldus, mis ta teeb, siin on juhis ja siin on, näed, vaata, osadel olid need nupud, kuhu ma vajutasin. Nendega saab teha neid nuppe, soovitusi vestluse alustamiseks. Me kohe teeme kõik läbi ka. Nii. Ja see teadmine,
on see, et siia saab siis neid faile üles laadida ja kaasa panna, et näiteks kui tudengid teevad enda jaoks eksamiks õpetaja, siis nad panevad siia õppematerjalid sisse. Ja lihtsalt teadmiseks, et eesti keeles on selle nimi teadmine, aga inglise keeles on knowledge või knowledge base, et teinekord aetakse segamini see, et see, mis tal on kõhus ehk tema sees, see käib üles siit, aga teinekord nägite, vaata, ma sinna Elmo töö laadisin ka üles, eks ole, ja siis ta hakkas hindama. Vaat seda teed siit plussist. Et kõhu sees on knowledge, aga töötad failidega siit plussi alt. Et ärge siis õpilaste töid siia kõhtu talle pange. Ja. Aga me teeme kõik koos kohe läbi ka. Ja teeme selle sama, mis ma teile näitasin, et kontrolltööde küsimuste pakkuja, eks ole. Paneme talle siis nime. Paneme ilus. Kontrolltööde tegija. Ja. See jääb ka kontrolltööde looja. Nii, kirjeldus. Näete, ja vaata seal paremal pool, ta hakkab kuvama juba see on teie assistendi eelvaade. See on test, see ei lähe mitte kuhugi, aga see on see eelvaade. Näete, siin on kontrolltööde looja, tekib pealkiri. Ja järgmine kirjeldus, mis te panete, et vaba tekstiga võib panna, et mina pakun sulle kontrolltööde küsimusi. Jah, näed, kirjutas ilusasti ära, juba näete, et kuidas see kõik välja näeb, eks ole. Siia paneme juhised, kui mul on hästi pikad juhised, siis võib klikkida siit, näete, suuremaks ka seda akent. Täna ma panen natuke lühemad panin teile, aga sa saad tõesti, et juba lähed, hakkab profiks ja kirjutad siia nagu Eesti rahvale uue eepose, et siis niimoodi on parem. Ja soovitusi vestluse alustamiseks ta tekitab need nii-öelda inglise keeles on see conversation starter ja kui ma siis näiteks kirjutan siia selle, et mis ma võiks öelda, et võt siin ongi see GPT on natuke paha, aga paku mulle üks töö. Miks ma ütlesin, et see GPT on paha, sellepärast, et tegelikult ju tal ei olegi nagu ühtegi asja, mida ma peaks taga vestlema, sest et ma viskan talle üles selle materjali ja tema selle põhjal juba teeb. Sellest nupust tegelikult, mis siia tuleb, sellest saab, kui ma siia klikin esimene prompt ehk esimene töökäsk. Et teinekord nagu need on nagu vajalikud, need nupud, aga teinekord nagu ei ole ka. Jätame selle, et siis on näha, milline see nupp on. Jah? Või kõik võimalikud variandid tuleb üksteise alla panna või võib järjest panna või kuidas seda tuleks panna? Kui töid teha, siis saab panna valikvastusega kirjeldavad õige vale variandid. Jaa, ma näitan seda kirjeldust ja siis me proovime edasi arendada ka. Et ma seletan, et mida saab tegelikult nagu teha. Ma mõtlesin, et sa küsisid nuppude kohta. Aga ei. Ja kui sa tahad veel mingid juhised talle kaasa panna, siis siit saab siis faili kõhtu panna. Meie praegu ei pane, teeme hästi lihtsa. Ja veel, kui sa tahad, et saaks veebis käia, siis veebiotsing, lõuend on üks toimetamise formaat, kui ta pilti looks sellest ilusat, nagu te nägite, Jarmole lõi Andres Karjusest pildi, siis võib seda sees hoida. Ja tihti ei panda tähele, et siit võiks sees olla ka see koodi tõlgendaja ja andmete analüüs. See tuleks sisse, mina lülitan selle alati sisse. Veebiotsingut mitte alati, sest internet ei ole alati hea asi. Päriselt ka. Et näiteks kui õpilane teeb endale eksamiks õpetaja, siis aeg-ajalt ei ole vaja, et ta käib internetis ja otsib asju juurde. Et las ta lähtub pigem nagu teie antud nagu materjalidest, eks ole. Mitte see, et ta kuskilt kaabi peal midagi nagu vale ka võib olla. Et siis tasub välja lülitada. Aga võt see koodi tõlgendaja andmete analüüs, see võiks sees olla. Uue toimingu loomine on üle appi ühendamine, seda me täna ei tee. Ja võt nüüd, aga kõige viimane asi, juhis. Ma tegin selle näidisjuhise teile valmis ka. Näete, kui lihtne see on. Põhimõtteliselt nii. Sinu ülesanne on sisestatud failid või muu materjal läbi töötada. Kuigi ma ei teagi, mis see muu materjal on, kirjeldus näiteks, muu materjal läbi töötada ning nende põhjal välja pakkuda vähemalt 5 valikvastustega küsimust kontrolltöö jaoks. Lisa iga küsimuse juurde ka õige vastus. Ja niimoodi.
võid võtta selle copy-paste. Jutumärgid on lihtsalt sellepärast, et sul silmadega läks seda parem haarata, neid ei pea kaasa panemagi. Näed, ma kopeerin selle siia. Põhimõtteliselt 2 lauset. Ja. No ja igaks juhuks, kui ma tahan testida, ma panin teile sinna siia katsetamiseks meie kirjalike tööde juhise. See oli mul üks asi, mis mulle pähe turgatas, et mis võib hea olla. Mul on, kus ma seda veel üks kord tegin, seal samas Paide põhikoolis, ma tegin õpikust, nüüd te näete kogu minu seda maailma siin. Ma võtsin meie poisi õpikust ühe jupi, tšop, kus mul ta on. Võtan alla laetud failidest. Nii. Mulle tundub, et see Copilot ei lase faile lisada, vähemalt niimoodi, ta mulle siin suhtles. Ütles jah. Et kui sul on see Copilotiga, ma ei oska tihti peale ette ennustada, et mida ta lubab või mida ta ei luba. See sõltub hästi palju nendest litsentsidest ja sellepärast ka ma väga hea meelega ma ütlen ta ei õpeta, et osadel saab, ma ei tea, kas ta sul lubab panna või? Kas teil lubab panna? Ei luba? Okei. Ja muidugi nende lihtsate tööriistade veebis käimisega on meil ka on need aeg-ajalt õnnestuvad ja aeg-ajalt mitte. Nüüd ma muidugi olen selle oma poisi asja ära kaotanud siin. Vot ja. Aga ma teen siis ikkagi selle kirjalike tööde juhise järgi. Midagi ole teha. Paneme selle siit ülesse, lisa fotosid ja faile ja upsti. Näed, leidsin ikkagi selle 10 asja ka ülesse. Nii. Et siin on füüsikaõpikust ühest peatükist tehtud see mul lihtsalt väljavõte, see oli veebis olemas, näed, ja pakub mulle vastuseid siin. Küsimusi ja vastuseid, jah. Ei, ma panin siit plussi alt. Teadmistesse sa paned juhised näiteks, et midagi sellist, et meil peab alati lähtuma sellistest reeglitest küsimusi koostades ja nii edasi. Kui sa hakkad tegema asju mingi faili põhjal, siis see käib siit plussist niimoodi. Aga näiteks see inimene, kes tegi turundus... Ja. Kas tema sõitis turundus... Jaa, turundusstrateegia paned sinna talle siia kõhu sisse, paned, las ma mõtlen. Ma räägin siis ausalt ära. Ma tahtsin tegelikult teha selle kirjalike tööde vormistamise juhendi GPT tudengitele ja panin selle juhendi siia kõhu sisse. Nii, ja mõtlesin niimoodi, et kui tudengid tahavad teada, tal on mingi asi, no teate küll, see on peavalureige ju tudengitele, eks ole, see, kuidas ma siis pean vormistama midagi. Ja mul selles mõttes läks hästi, et see GPT hakkas nagu niimoodi tööle, et kui ma ütlesin, et mul on selline materjal, kuidas ma pean vormistama tõka reeglite järgi, õudselt ilusti tegi ära selle kasutatud kirjanduse, nagu kuidas peab tegema. Nii, aga siis mul poisid muidugi tahtsid seda, et nad panevad siin oma drafti ülesse ja siis see GPT vormistab selle kõik vaata niimoodi ära, et joondab ja kõik põhimõtteliselt nagu puhas lõputöö. Tema paneb oma selle prügi siit üles ja puhas lõputöö tuleb välja kõike. Seda niimoodi GPT ei tee. Ja saime teada. Esseed ka päris hästi ei teinud. Et võite katsetada, et kui teil on nüüd, ma tean, kui te siit välja lähete, siis teil tekivad suured plaanid, et paneks siia kõhtu hästi palju asju ja siis tuleb palju tarkust välja. Aga ma soovitan nagu alustada ühe mingi juhise või mingi sellise kaupa. Aga jah, see, millega sa nagu, mis on nagu see, mõelda nagu niimoodi, et võib-olla aitab nagu see, et mis tal peaks seal ajus veel kaasas olema, et ta hästi töötada saaks. Et seda ülesannet täita, et selle sa võid kõik sinna kõhtu panna. Aga ma olen sinna igast asju pannud, Eesti riigieelarve seletuskirja, väga hästi. Sa päris seda ei saa küsida, et kuhu politseinike palgaraha jäi ja kus õpetajate palgaraha on.
et niimoodi ei otsi ülesse, aga saab. Nii, ja kui mulle nüüd meeldib, vaata taha, ma jõuan sinu küsimuseni ka, vajutad loo ja vahepeal. Ja nüüd vaata, siin saab valida, kes näeb, kas ainult mina, igaüks, kellel on link või GPT pood. Kuna see ei ole minu võimsaim töö, siis ma panen igaüks, kellel on link, on ju, et ma ei pane kohe ülesse sinna. Ja salvesta. Ja nüüd, kui sa lähed tagasi, no salvesta ära, see ka ei tööta kindlasti. Nii. Lihtsalt vajutada, vaata GPT-d. Ja siis ta on sul siin hästi ilusasti olemas. Ja siis sulle tuleb meelde, et absoluutselt kõige olulisem asi tegemata, pilt. GPT valmis, aga pilt, jah. See on nagu Eesti inimesed teevad ettevõtted, kõigepealt teevad visitkad ja kodulehe ja siis autole ka need kleepsud peale. Ja siis vaatame, kus kliendid tulevad. Aga pilt. Nii, kui sa tahad midagi muuta, seda saab teha 2 kohast. Vaata, siin üleval on nimi ja sinu selle GPT või assistendi nimi. Klikid siia peale ja redigeeri GPT-d. Ops. No. Jah, tuli. Et ta tuleb lahti ja siia plussi peale vajutad, saad kas enda pandud pildi või siis lasta AI-l teha. Ja muidugi saad alati ka siit seda juhist muuta, midagi võib-olla juurde panna, midagi ära võtta, et niimoodi seda, no vaata kui uhke, kontrolltööde looja, jah, värskenda. Ei saa vist, jah, et see ei ole. Aga seda materjali ikkagi sai kaasa panna, on ju? Jah. Vaatame, võib-olla jooksis kokku ka, meid on nii palju. Vot, nii, aga ma saan jälle vaatama minna ja talle ma panen nüüd selle meie kirjalike tööde juhise, jah. Eks ole, ma olen õppejõud ja tahan teadmisi kontrollida ja annan valikvastused ja loe üles nüüd. Ja siis ma vaatan metsa, kõik on hästi tore. Ma tahaks selle kontrolltöö, seda ju te teate, et kui ChatGPT-le öelda, et tee mulle sellest alla laetav Wordi fail, siis ta genereerib ju Wordi ka. Copilot teeb ka Wordi faili, Copilot teeb praktiliselt kõiki Microsofti formaate ja ChatGPT ka Gemini, ma arvan, et ei tee sulle. Ta teeb sulle ilmselt nagu neid Google'i tooteid. Nii, ootame natuke, vaata kui uhke ja tegi docs faili ja kontrolltöö on peaaegu valmis. Võiks õpilastele ette anda. Vastused kõik siin olemas. Kus ma lähen sellega? On ja hakka. Nii ka ju ei tahaks, on ja jube piinlik. Ja muidugi see õpilastele võib tunduda kahtlane ja siis ta hakkab ka mõtisklema, et mis nagu nüüd juhtus. Aga meie nii tegelikult ei taha, ärme aja päris seda vastajat segadusse, tal on niigi raske päev, vaata, ta peab seda kontrolltööd tegema. Eile oli kindlasti midagi muud vaja teha ja on ju, et elu raske. Et ma ei taha nii ja nüüd ma jõuan selleni, et kas saab nagu teistmoodi midagi teha. ChatGPT-s üldse ja nendes assistentides ka näitejõud on hästi suur. Ma võtan uuesti lahti korra. Oletame, et ma tahan teisiti. Esiteks ma ju saan ära muuta üldse selle GPT. Ma lähen jälle siia peale, redigeeri GPT-d ja ütlen talle niimoodi. Võtan selle siit maha ja ütlen õiged vastused, palun, mitte palun ei tohi, reasta küsimuste lõppu.
jah. Nii värskenda, nüüd pean testima jälle, aga ma saan ta ümber teha. Ops, lisafotosid ja faile. Võtan selle kirjalike tööde vormistamise juhendi ja loodame parimat. Aga ei, tema ei küsi. Tema tegi niimoodi, nagu ma alguses käskisin, on ju. Miks ta seda tegi? Sest ma ütlesin reasta küsimuste lõppu. Seda võib kahte moodi tõlgendada. Näed, ta panigi. Ja alguses ma olin pannud ja siis ta muudkui vihtus. Ehk siis õigesti tuleb panna siis niimoodi. Õigete küsimuste loetelu lisa kõigi küsimuste alla paneme näiteks niimoodi. Jah, vabandust. Õiged küsimused tal on ju õiged vastused. Reasta kõigi küsimuste lõppu täiesti. Jah. Vaatame, kuidas ta töötab. Kas sai aru? Kas teil sai aru või? Kevini sai? Aga kui ma tegin selle dokumenti, siis ta ikkagi laseb selle koos vastustega. Lasi või? No, ma ei proovinud. Ja. Nii. Ja, see on hea küsimus. Teeme nüüd kahte asja. Esiteks näed, ja ta sindrinahk. Ikkagi ei taha mind kuulata. Kõigi küsimuste lõppu täiesti alla ja näed, ta ikkagi ei kuule. Eile ta hakkas mind palju paremini kuulama. Mis ma siis tegin talle? Ütlesin talle, et küsimuste kontroll töö jaoks. Teeme seda, mida vaata sina tahtsid. Et kõigepealt ütlema talle üldse, et ütleme talle siis niimoodi selle suunise. Teeme selle pooleks, et alguses küsime lihtsalt küsimused, jah, valikvastustega küsimused, aga näiteks teinekord võib talle panna, neid nimetatakse triggeriteks ja me võime panna niimoodi, las me mõtle, mis me selleks triggeriks paneme, et kui ma trükin sulle küsimus, vastused, siis reasta mulle ka kõik õiged vastused. Nüüd ma olen teinud ta kaheosaliseks. Aga jah, vaatame. Näed, vaata nüüd ta teeb niimoodi, et sa saad tudengite jaoks ikkagi nagu välja printida. Jah. Ja kui ma nüüd ütlen vastused, alles siis ta reastab need mulle. Värskenda, mulle meeldis see, mis ta teeb. See on esimene asi, mida nende kuhu assistendi tegemisel tegelikult aeg kulub. Ehk siis panna ta nii tööle, nagu sina tahad, nagu sinu jaoks nagu vaja on. Näpitada. Ükskord mul oli üks pikk juhis, vahetasin 2 sõna ära, ei tööta. Kui see töötab, jumala eest ära näpi. Sa kirjeldad talle, vaata, keegi nagu noorele praktikandile hakkad hästi õpetama rahulikult, kuidas sa pead tegema. Ta vaata, su mõtteid ei loe. No ma ise veel ka kirjutasin kuidagi valesti, et niimoodi tuunid nagu siis teda. Aga sa küsisid, et kui ma tahan teisiti, kõige parem asi maailmas üldse on panna kaasa mõni näide.
aga oletame nüüd, et ma ei taha jällegi sedamoodi. Mulle meeldib, meie ülikoolis on kombeks niimoodi, täpselt A, B, C, D, on ju. Pane selline kaasa, lähtu alati sellest näitest, lähtu formaadist. Oi! Ma oleks meelest ära see. Jah, et ta, mis seal Malluka postituse kõhus ongi, on tegelikult nagu stiilikirjeldus, kuidas tema näited, et kui sul on see, ma panen kohe selle, siis te näete, aga ta ei hakka siis nagu tegema kogu aeg nagu selliseid küsimusi, vaid talle tuleb öelda, et alati lähtu sellest. Ja siis ta teeb nagu seda, et selliste struktuuri järgimine nendele keelemudelitele, tööriistadele tuleb hästi lihtsasti. Et see neile meeldib. Ja. No teeme. Lisanäide. Hopsti. Võtan veel lahti. Mitte sünnipäeva õnnitleja. Kontrolltööde looja. Jälle. Muuseas, kui sa teave vajutad siia, siis sa näed, kui palju kordi on vaadatud su GPT-d. Näed üks ainult, aga teinekord tahad, võib-olla jagad välja, et siis tead, et mis seda, kuidas seda teha. Redigeeri GPT-d, teeb selle lahti jälle. Vaat nüüd mul on vaja see lahti klikkida siit. Nii, valik, Nüüd ma ei saa seda kasutada, seda triggerit on ju. Alati lähtu sellisest. Ja. Sulge. Ja nüüd ta teeb alati sellise, paned näiteks tähed ja õige vastus B, eks ole. Üldiselt, kui sa teed, me täna teeme siin lihtsakujulise, aga kui sa teed sellise, mis kirjutab, mul on ettevõtetele tegelikult pressiteate kirjutaja, sellised GPT-d on väga populaarsed neil. Mõned ettevõtted ostavad sisse seda teenusena. Viskad suure raporti sisse, tema kirjutab pressiteate, nagu näidise. Ja meil oli väga suur, panen värskendesse valmis ka, hästi suur väljakutse oli see, et see ettevõte siis pani oma selle raporti sisse ja välja tuli one-pager. Aga seda ta ei tahtnud. Nii, ja lõpuks siis aitas see, kui nad tahtsid selliseid hästi lühikesi pressiteateid mingeid, 5 rida umbes selline lühike lööb. Ja siis trikk oli selles, et ChatGPT-sse tuli sisse panna siis sinna kõhtu näidis heast pressiteatest, aga lühem. Ehk kui te teete kirjutajat, arvestage alati, nad on hästi nagu, ta tahab oma inimest hästi õnnelikuna hoida. Ja siis ta igaks juhuks, kui sina tahad 4 rida, tema igaks juhuks kirjutab 5. Rohkem, alati rohkem. Vähem ei näe. Ja kui seda parasjagu näiteks, mida osades ka, ma tean, teil mõte läheb jooksma, kodus hakkate juba mõtlema, et tahaks hästi palju asju sisse panna, muud kui õpik tuleb välja ja siis osad ka mõtlevad, et panen kõik oma asjad sinna ja kukun küsitlema ja ühes issakene, mis asja nad panid sinna sisse? Põhimõtteliselt pool Eesti põhiseadust. Pidid hindama mingi määruse järgi asju, eks ole. Ja siis tahtsid veel seda teha, et kui inimene, see oli üks avaliku sektori asutus, inimene tuleb siia GPT-sse küsima, siis see vastab juba see assistent õigeid vastuseid. Aga mis juhtub? Aga kui selles määrus ei reguleeri seda, ega siis GPT ei ütle sulle, et seda infot pole siin kõhu sees. Ja tema ikka vastab. Ta on nagu poliitik, et paned mikri nina alla, tema räägib. Ja väga harva, et seda peab ka, siis me avastasime seda, et sinna GPT-sse tuleb sisse kirjutada hästi jõuliselt, caps lock'is paljude märkidega. Kui ei ole vastust sulle, kui sa ei leia konkreetset vastust siit oma teadmusbaasist, siis sa pead kasutajale seda ütlema. Ja, nagu jõuliselt surud teda siis rääkima sellest, et tegelikult ei tea. Et see on üks kari siis siin ka. Vot, minul see valmis. Ja egas muud, ma saan hakata igasuguseid siit faile üles panema. Huvitav, mis siis saab, kui ma kontrolltöö panen, ei, see ei ole väga hea mõte. Ma panen ikka selle kirjalikud. Nii, ega lõpp paistab. Mulle väga meeldib see valdkond, vaata näete, ma kogu aeg räägin ja ega ma ei pane tähelegi, kui aeg muudkui lendab. Ja näed, nüüd ta teeb sellist asjade järgi. Ja mis õpetaja või mis on selle lektori jaoks ja saad paluda tal mingi 7 erineva grupi jaoks teha.
kust ma selle idee sain ju tegelikult on see, et meie enda lapsed käivad ju koolides, kus on nagu mitu paralleeli, eks ole. Esmaspäeva hommikul teeb vene keele õpetaja selle kontrolltöö ühes klassist, teisipäeva õhtuks on kõikides klassides teada, et mis küsimused olid. Sest et keegi jõuab ihtuda neid, kontrolltööd tegelikult tavaliselt on pikemad, need valikvastustega te teete 20 küsimust, eks ole. See ei jõua teha. Aga nüüd sihukese GPT abiga vihu või jumala eest peaaegu igale lapsele eraldi, on ju. Et siis nad vähemalt ei kirjuta üksteise pealt maha. Aga mis veel? Lõpp paistab, ma ütlesin, mis siis lähete koju ja hakkate tegema neid asju, et mida siis silmas pidada üldse. Et assistendil on 3 olulist komponenti. Mõelge läbi kasutajasisend. See tähendab seda, et mida selle GPT kasutaja üldse sealt saada tahab, mida ta küsima läheb, mis tal vaja on. Kas ta läheb küsima, et mõelge läbi korraks, et mida see kasutaja teeb seal. Instruktsioon, et see on ka olulisel kohal, et mida see nagu tehisintellekt ikkagi seal peab siis tegema selle kasutaja sisendiga. Et milliste sammudega ta peab ülesannet lahendama. Täna tegime 2, on ju. Vaata, ma tegin, et aga kui, et vastus. Meil nagu siuksed hullemad tüübid tiimis teevad juba, et seal on tal 7 mingit liigendust niimoodi läheb. Et aga kui ja kui te olete natuke, see on see progemine humanitaaridele. Et ta lihtsalt kirjutab nagu asju, on ja mida ei proge. Ja teate küll, if ja midagi juhtub. Ja teadusbaas, see ei ole kohustuslik või teadmusbaas ei ole kohustuslik. Aga võib-olla teine kord on nagu mingid materjalid nagu läbi mõelda, et mille pealt ta siis töötab. Ja rohkem ei olegi tal midagi suurt. Oi näe, ma oleks pidanud selle enne rääkima. Et mida siis veel? Summeerivad teksti ühe lausega, võib-olla tal on selliseid asju, pane pealkirjasta mingeid asju, kellelgi on äkki väljakutse nagu pealkiri panna. Muudab sul teksti loendiks või punktloendiks. Paljudes ühes suures organisatsioonis tehti juhile jutupunktide kirjutaja. Suur osakond, juht läheb esmaspäeva hommikul veel tippjuhtide koosolekule. Paned enda selle nädala sükse segase mingi kokkuvõtte, teeb kõik täpselt õigesti. Tõlgib tekste teise keelde. Meil on ka siin mitmekeelsed õpilased, eks ole, et teevadki õpib enda keeles või just vastupidi, proovib eesti keeles õppida, tõlgib igatepidi ja paned midagi sisse, tema tõlgib. Ja teeb sellist, paneb ette antud struktuuri siis seda teksti. Ma kohe räägin, mida mina ise enda töös kasutasin. Ma ütlen kohe ära, täitsin Moodle'it ja tahvlit. Jah, näidis sisse ja siis need 16 loengut tee selle näidise järgi. Et nii saab teha. Sa saad kõhu sisse panna 20 faili ChatGPT-le, aga ma ei soovita 20 faili panna korraga. Hakka väiksega peale, miks? Meie failid on tegelikult segased. Meie failides on palju vasturääkivusi. Me oleme mõnes organisatsioonis on nii kaua faile toodetud, kuni on olnud arvuteid ja Wordi ja nad on vasturääkivad üksteisele. Et kõige parem üldse on panna TXT-fail, Word, järgmine, PDF-id on keerulised, teate ise küll. Need on printversioonid. Seal PDF-ist ei pruugi üldse aeg-ajalt välja lugeda asju. Aga 20 faili alustage vähe, sest maksimaalne faili suurus on 512 mega, tegelikult ühe kohta. Päris palju, aga ikka tahaks teha, et paneks kõik oma kogu eluloo sinna sisse, siis saab hullata. Aga tegelikult jälle, et seal tekivad nagu piirangud, et AI ei saa täpselt aru ja loeb niimoodi. Olete ju märganud ka, kui keegi on nagu selle näiteks mingi faili üles laadinud lihtsalt ChatGPT-sse sealt plussi alt ja siis küsid ta käest, et mis sa lugesid siit on ja see on selline tunne nagu meie poiss loeb raamatuid, et hästi suure hooga niimoodi sissejahatus ja üks peatükk, aga siis lõpupoole läheb hõredaks ja siis kõige lõpus teab alles seda paremat nurgast ka natukene. Ja aeg-ajalt töötab ChatGPT samamoodi, loeb. Et siis siin peate arvestama. Ja suurus 2 miljonit tokenit ühes failis, et mingid piirangud siis on. Mida veel? Failide formaat, ütlesin juba, saad panna sinna kõhtu talle Exceli faile, CSV-d, TXT-fail on kõige parem formaat, jah. Mõelge läbi,
mis teil, kuidas, millise loogikaga see juhis on. Ja lõpuks, et kas see on nice to have mingi teadmine või see peab ikkagi olema. Et pigem vähem kui rohkem. Ja mis on veel? Alusta lihtsast. Nägite, kui lihtsa asja me tegime? 2 lauset oli. Teinekord need asjad on nii lihtsad, mis me oleme avastanud. Ei pea üldse olema, ei pea alustama seda if ja. Et lihtne asi, kui töötab, lihtsalt otsi oma tööst selliseid korduvaid töölõike, mida ta võiks nagu sinu jaoks ära teha. Olgu see või kas või ma ise olen mõelnud, ma pean suvel ehitama endale ühe ingliskeelsetele e-mailidele vastaja. Aitab drafti kokku panna. Vaata ikka teises keeles nagu vastad, siis läheb aega rohkem. Paneb drafti kokku ilusasti ja natuke toimetamist. Et selline lihtne, keerulist jõuab ka teha. Tee lihtne valmis ja siis arenda seda juhendit. Tee nagu lihtsast keerulisemaks, et vaata, kas töötab ja testi. Vaata, täna ka testisime. Kõige suurem aeg läkski testimisel, on ja. Nii, ja kui sa oled ühe valmis teinud, siis tekib asart. Ja siis muudku hakkad tegema ja testid ja siis avastad, et oled pool päeva panda, aga ikka ei tööta. Jah, et ära siis väga palju mölla seal, et kui ei tööta, siis järelt ei töötanud. Et kui kiiresti ei ole. Mis me oleme veel öelnud, et GPT-d on esimene kihtassistent ja need on kõige lihtsamad. Neid saab keerulisemaid teha. Ütleme niimoodi, et tööülesanne, mida sa teed 15 minutit kuni tund, mingi suure asja kokkuvõtmine, see tihti peale mingitest isegi suurest raportist pressiteate drafti tegemine võib võtta tund aega, eks ole, et aga sealt edasi juba GPT ei pruugi üldse aidata. Ta ei ole nagu ülisuurte tööülesannete lahendaja. Ja, et võib-olla see ka kuklasse kaasa võtta. Niimoodi. Mis me siis õppisime täna? Mina õppisin ka koos teiega jälle. Mõtlen, et meie õpime. Assistent on väga-väga erinevaid saab teha. Mõistlikke ja siis neid postitajaid ja kõike, et neid on tõesti erinevaid. Segadust ei saa. Asjad tuleb korda teha, et see vahel tekib selline mõte, et juba on tekkinud, et enne mind oli mingi tüüp, oli siin tööl, tal oli hästi palju igasuguseid õppematerjale, nüüd mina võtan kelleltki üle ja siis need on ühes kohas ja PDF-id on ühes kohas, Excelid on teises kohas, ma kõik sinna sisse ja küll ta siis hakkab tootma. Aga ei ole, et me peame ikkagi ise mingid loogikad välja töötama, hästi selgeks tegema sellele masinale, mis me saada tahame. Ehitage ise endale nagu sobivad, mis teie tööd nagu toetavad, et leidke enda töös nagu neid kohti, et kuhu panna. Et need on tõesti, erinevad tööriistad, nägite siin sai teha selle Gemmi. Kuigi mul on selline tunne, et see Gem, üks päev ta pistis mul, Google pistis teatama, et tasuliseks läheb või varsti saad maksma hakata. Ma ei tea, võib-olla erinevad litsentsid jälle. Microsoftil täitsa erinevad, et need on nagu erinevad moodi. Et võta see, mis sulle sobib ja meeldib ja mida sa normaalselt kasutada saad. Et tee endale nagu see. Ja ma näitan enda oma ka või? Meil on 9 minutit aega. Aga ma tegin hoopis projekti endale. See on üks teine asi. Siis kui ma järgmine aasta tulen siia rääkima, järgmine aasta ka inspireerime kogu aeg. Minu ainel on hoopis selline asi nagu projekt. Projekt on selline, et siit saab uue projekti ka teha, paned talle nime ja siis paned kogu oma prügis, draftid paned sisse, näed, minu ainel on siin projekt, kõik juhised, kuidas õpilased peavad töid tegema, tal on 8 faili siin kõhus ja ma saan nende failide kohta küsimusi esitada. Näiteks, et mitu kodutööd tudengid tege. Ja see tundub vaata, et tükke nagu napakas lektor veits, et isegi mäleta, mitu kodutööd on, aga kui sul on nagu mitu, ma olen 2 ülikoolis ja mul on siin on 2 ainet, eks ole, mul tõesti ei ole peast meeles, näed, ütleb ilusti. Kodutöö 1 veel peab tegema ja mis tudeng kõik tegema peab. Ma võin edasi ka kirjutada, et mis on nagu siin reeglid. Või et mis reeglid on ja nii edasi. Et mul on selline projektikene ja tõesti, et sellega ma siis täitsin tahvlit ja muudlit ka, et ütlesin, et ma näiteks, millest teises või mina räägin.
et jaa, see on niimoodi, see assistent on, tegelikult neil on hästi suur kattuvus, väga-väga suur, aga assistent, ma ütleks niimoodi, et teeb nagu selliseid korduvaid kindlate juhistega ülesandeid. Projekti sees mul on ainult minu failid ja ta lihtsalt nagu vastab mulle, et teeb midagi. Et ta on nagu sinu sellise kataloogiga suhtlemine põhimõte. Projekt on sinu kataloogidega suhtlemine. See on ainult ChatGPT-s, jah. Seda Microsoftis kindlalt ei ole. Seda on ma ajan teil nüüd pead segamini, see on veel üks 4. tööriist, on Claude. Claude'is on. Ja selle projektiga, ma toon näite küll erasektorist, aga vahet ju ei ole, et te ise kirjutate ka projekte siin, eks ole. Et me tegime ühte hanget, kus meie tegime enda tükki ja me saime meie kirjutasime hankedokumenti siis, et me olime konsultandid ja me saime poolikud failid, eks ole, me panime need sinna projekti kõhtu ja siis kirjutasime selle pinnal nagu hanke nagu enda tükki, et see on sinu nagu selliste failidega nagu suhtleja rohkem. Aga tõsi, et sellepärast ongi kattuvus on nagu suur, et selline teema. Võt, millest teises loengus räägitakse ja siis ma palusin iga teema peale tahvlisse kirjelduse teha. Panin näidise ka, millest tuleb, millest meil on ju see väga-väga selgelt kõik on reeglid. Ja ma arvan, et mulle absoluutselt ei meeldi sellised tööülesanded, kus ma pean mingi reegli järgi midagi kirja panema. Vaatamata selle, et ma olen üle 10 aasta või avalikus sektoris olnud Rahandusministeeriumis. Aga see on nagu kuidagi mul läheb alati lukku, et kui mul on hästi palju reegleid ees. Aga see masin on nii hea, vaata, temale meeldivad reeglid. Ja siis mõtlesin, et sellised reeglid on ja kirjuta 16 loengut lahti ja nii tore. Ma hoidsin nii palju aega kokku ja prokrastineerimise aja hoidsin ka kokku, et see kõik läks hästi. Vot, et assistendid on head, aitavad asju, aga tegelikult minule toimisid minu töös hoopis see projekt on ju, mul oli seda rohkem vaja, mul oli kaasamõtlejad. Need kõik, mis teile töötab, hea, kasutage. Ja kuidas? Ei saa, see on ka see vahe, jah. Et nüüd on küsimuste aeg, aga aitäh, et stay bored and live forever. Jah, ja, küsige. Jah, vist jah. Üsna kulukas on see kõik tegelikult, Exceldada. Just erinevateks asjadeks, nagu erinevad tööriistad ka. Jah. Miks ma eri raskelt lõpetan? Aitäh, et olite siin. Et tegelikult on ju hästi ja ehitage ja neid ja ärge üldse häbenege endale. Jah, sellist pisikest assistenti teha, see ei pea võimas olema kohe alguses. Pisikesest piisab. On ju? See on hea küsimus. Ma tegin selle nii ammu, ega siis ma vahepeal ei teinud, kohe vaatame. Kus on minu projekt? Uus projekt. Sünnipäeva. Ma oleks sellele vanale saanud. Lisafailid. Ma vaatan, kas mul on mingi Exceli fail siin. Word ja PDF-i saab nagu nii panna, aga ma vaatan, kas ta võtab mul sisse ka CSV faili näiteks. Ma võtsin pilte. Kas ta oskaks pilti ka analüüsida? Ta ei võta seda ja ma arvan, ta pilti ka ei võta. Pildi lugemisel üldse on pigem parem, kui sa ühe pildi kaupa paned talle, vaata sinna niimoodi nagu. Google Foto teed küll leidma kõik kassi. Et siin on niimoodi, et ma näitasin, et selle lapse käekirja kirjutas välja, et see võimekus on täitsa olemas. Aga pigem nagu ühe nagu selle kaupa ja kes veel ei ole ära jooksnud, eks ole, tasulises on see mudel O3. Ma panen uue, nii O3 ja kui siit pilt üles panna, siis O3 hakkab aeg-ajalt ühe tähe kaupa näiteks dešifreerima käekirja. Oma teisel lapsel on õudne. Jah.
ja siis ma katsetasin, kui palju oskab, paned pildi üles, ütled, et noh, kirjuta samamoodi, kirjuta välja ja siis nagu tuleb see pilt, et oo ja N ja nagu niimoodi, et noh, et kui sa mõtled, siis päris palju asju võiks saada veel niimoodi selline, noh, tal on täppisluger veel sees, aga see ei ole, seda väga hästi ei tee, et noh, et kuskil kõhus on nagu mingi juhi, siis paned pilte ja siis ta loeb, pigem ma soovitan ühe faili kaupa. Vot, kuulge, nüüd teine tänu. Aitäh, ma panen selle tänuse ka. Jah, järgmiste kohtumisteni.